donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust, ongi siis uus päev ja tulime siis siia San Marino tänavatele lihtsalt jalutama ja vaatama, kas ja mis huvitavat on. Nendest väravatest sõitsime autoga läbi ja ülejäänud ja sellistest kitsastest treppidest saab siit ülest alla linna ja pärast siis tuleme mööda tänavaid pidi jälle üles tagasi. Nii need autod siin keeravad. Jaa. Ta juhatas neid. Sa tee pilti siin. Linn on täitsa selle mäe külje peal ikka niimoodi. Üles alla. Ja siis siin on võimalik isegi näiteks liftiga sõita. Alla linna ja üles linna. Tulime siis praegu San Marino vanimasse kirikusse, Chiesa di San Francisco. Tahtsin näidata, et siin küünelde panemine on elektriga, et paned raha siia auku ja siis klõpsad siit nupust lihtsalt küünle põlema. On see sama kirik väljast. Väljast ei ole ta nagu midagi eriti. Jah. Näed, leidsin üles selle koha, mis on ainukene, mida ma mäletan San Marino reisist eelmisest korrast. Seda purskkaevu ma mäletan. Seda ma juba kodus mõtlesin, et selline purskkaev oli San Marinos. Üks tuttav koht. Ei oleks pidanud selle suga tegema iPadiga. Nagu mingi lossi aed sõkana. Igasuguseid kujusid. Minu arust nagu on vist. Võib olla küll, vibu laskmise koht. Natukene siia poole. Ägedalt.
lihtsalt lihtrahvas nüüd läheb järgi kõik, vaata. Kuna San Marinos on siis usk tänapäevani oluline, siis kirikuid on siin üldiselt palju, aga see on siis see kõige suurem ja kõige tähtsam ehk Basilica di San Marino. Ja see rongkäik, mida me siin enne nägime, see ilmselt siit nagu tuligi siis, et lähme vaatame, kas saab sisse ka. Siin on nii tugev viiruki lõhk praegu sees, et täitsa matab hinge ausalt öeldes. Peaks kohe paugutamiseks minema siis. Ootame. Puhastavad jälle ära seal ja varsti tulevad uued paugud. Tulime kohvikusse vahepeal, jääteed ja õlut, kohe toodi juurde need ka, need on hinnasöös kohe. Need sõdurid tulevad alla. Aga jah, tahtsin seda näidata, et paugutamine on tänaseks lõppenud, et sõdurid tulevad mäest alla nüüd ja siin kohvikus tore vaadata neid. Tänase päeva ja San Marino päeva lõpetuseks tulime siis sööma. Oleme siin kohvikus, head isu. Ära sega sööma, viime siin. Tellisime siin pitsat omale. Siis jook on mul Campari sooda ja Proseccoga. Õlu. Birra Moretti. Nii et sa mugid. Et siis head isu meile ja ühtlasi siis tänaseks ka head ööd. Et peale sööki lähme hotelli tagasi ja homme juba stardime siis Termooli poole. Tere hommikust siis. Täna siis sõidame San Marinost ära ja suundan siis Termooli poole. Umbes 370 kilomeetrit mööda Adria rannikut pidi allapoole. See oli 374 või? Siin näitab hotellini 377. Ikka 370. Termooli kohta väga palju ei oskagi öelda. Ma tean, et ta on itaallaste enda hulgas kuurortlinn. Tegemist on kunagise kalasadamaga, mis siis tänaseks on kasvanud väikseks linnakeseks. Ja turiste ei pidanud seal väga palju käima, et põhiliselt seal itaallased ise lähiümbruskondade valdadest käivad seal siis puhkamas ja ujumas. Nii et lähme vaatame. Kui turiste seal tavaliselt ei käi, siis see on ju õige koht meile. 300 meetri pärast vasak pööre. Neile ju meeldivad kohad, turistid ei käi. Ritrova la vitalità a pranzo con il particolare sfizioso buffet del bistro. Nii et head teed meile siis jälle. No, peale pikka sõitu mööda kiirteed oleme siis jõudnud Termoolisse. Oleme siin üsna vana linnas, väiksed kitsad tänavad jälle. Ja meie öömaja on siin selles kollases või oranžis hoones Residenza Sveva. Ja me oleme siis niisuguse vahva koha peal, et otse mererannas. Et siin, nagu ma ju ütlesin, et see on kuurortlinn, et kohalikud käivad siin suplemas.
Rahvast on rannas suht vähe, kas kellaaeg on siit? Liiga kuum on võib-olla lihtsalt praegu. Õhtupoole võib-olla tulevad. Kuuma on siin ikka üle 30 praegu. Aga vaata kui suur rand, vaata kui kaugele välja. Vaata. Mõtle, ristad selle taha kaugele. Jaa. Ja teisel pool oli ka rand. Oli jah. Ja siis siin on veel ju need paadisadamad, siis on siin kalastamise kohad. Paadisada. Näe, vaata, see ongi see kalastamise, vaata see nende siia. Jah, mingi puidust konstruktsioon, et saab ilma paatideta kala püüda. Seal oli mingi nimi ka. Ma ei mäleta, kuidas see oli. Nüüd hakkame oma asju tuppa tassima ja siis vaatame edasi. Sissetulek on siis siit sisse, trepist üles ja siis siia. Meie tuba on number 9, Sveeva 9. Tulevad tuppa. Otsees on vannituba. Ja siis siit saab tuppa. Mis see maakaart siin? Ei ole kividest kunsti tehtud. Tuo uksi ei lahti vist. Ja jällegi on meil siin vahva vaade, rõdu. Nagu me ütlesin, mere ääres oleme. Kohe rõdul on selline. Rõvipoeg on meil praegu seal eemal. Aga me loodame, et õhtupoole kindlasti siit rannast läheb rahvast ära, siis siin vabaneb mõni koht, et saab siia... Muuseas, üks koht on vaba. Jaa. Näe, vaata, siia vahele on tekkinud vaba koht. Arvi vist läheb kohe ringi parkima autot, et toob siia ligemale. Et siis on meil siin kodu juures ikkagi. Ja lõvi tuleb. Ja saab omale siia uue pesa. Ka meile ligemal. Tuul on väga suur, ma ei tea, see vist jääb mikrofonis ka ju näha. Siin on niuke pisikene kitsas tänav. Niuksed pisikesed kitsad tänavad on siin. Ja siis on veel siuksed tänavad. Mida mööda saab minna, ma ei tea, kas ma maungi siit vahelt läbi. Jään kinni äkki. Nii naljakad on nii kitsad tänavad väiksed. Aga naljakas see nii värskelt tundu tehtud see Jana. Tundub küll, jah. Värvilõhna tunda. On küll, jah, värvilõhna tunda. Näed, sealt läheb, eks ju, järgmine väike kitsas sükken sealt. Inimesed elavad siin niimoodi. Siin on siis natuke suurem väljak ka. Ja siin väljakul asub siis meie hotelli reception. Seal residentsis Sveeva. Väga jutukas ja temperamentne Itaalia mees oli, kes meid siis vastu võttis. Kõik surnuks näed küll. Vist küll, jah. Vaata, siin kõrval on mingi kirik kohe selle kõrval. Väike. Siin on siis laevasada. Jahid siin peas.
see kalapüügi asi veel. Itaalia lipp ka seal üleval. Jõudsime siis randa ka, aga jube pikk maa on tulla siia randa, et meie hotelli juurest ikka annab vantsida, sest et siin on siukene müür on ja ega siit otse ei saagi. Meie hotell peaks see siis olema. Jah, see kollane seal need aknad või? Aknad lahti. See on huvitav vaadata, kuidas inimesed elavad. Lähme aga siit vaatama. Ma ei läks mõelda, et inimesed niimoodi elavad. Väiksed uksed, kitsad tänavad. Keerasime sinna ja sattume siia, nii et... Õnneks trepid, õudne. Niimoodi läheb ka tänavalla siit. Väga kihvt vanalinn igal juhul. Olime siis õhtul veel väikse loojangut vaatama. Peaaegu juba loojub. Saanud. Kas mängivad palli siin veel rannas. Kusjuures tegelikult vist, nagu me aru saime, siis rannas üldse ujuda ei oleks tohtinud täna. Punased lipud olid väljas. Aga ega meile siis see ei loe. Käin ikka ujumas. Ja siis need varjud, mis siin on, need istumiseks, need varjud, neid ka vist ei oleks tohtinud tasuta kasutada. Aga ma saan aru nii, et kuna punased lipud on üleval, siis vahet pole, aga meie kasutasime. Palju erinevaid sektoreid. On jah. Aga sellega üldiselt saab siis tänane päev läbi. Homme me sõidame õhtuks jõuame Sorrentosse. Aga päeval me tegime nüüd väikse plaani muudatuse, et me vaatame, et äkki meil õnnestub siis homme hoopis Capri saarel ära käia. Ja siis õhtul hilja jõuame siis sinna Sorrentosse. Et niimoodi meile ajaliselt peaks nagu paremini sobima lihtsalt. Päike loojub ja meil on siis tänaseks head ööd. Ega me veel ise kohe magama ei lähe, aga filmi jaoks on head ööd. Filmi ei tee rohkem täna.